tere, kallid saatevaatajad, te vaatate saadet Plaan B ja teiega olen mina, Enni Vaarman ja Andro Roos. Ja täna me teeme nagu tavaliselt sellise lühikese 15-minutilise saate ja meie teemaks on siis nutitelefonid koolis, nende halb mõju ja nende kasu koolis. Noh, mina olen üldiselt nutitelefonide vastu nagu kogu aeg olnud, et ma ise võtsin ka suhteliselt hilja nagu nutitelefoni kasutusele, ma arvan 5-6 aastat olen kasutanud, muidu olin ikka põhimõtteline niisugune tavalise telefoni pooldaja, aga noh, e-maili on hea lugeda ja mingit tööd teha, nagu ütleme niimoodi. Ka autoroolis teinekord kahjuks. Nojah, ma arvan, et autoroolis ei tohiks teha muidu, me ei kutsu üles kedagi. Nagu eelmises saates. Aga vaata, sa küsisid, et mis on negatiivsed asjad ongi täiskasvanute jaoks, on kindlasti autoroolis nagu telefoni näppimine ja töö tegemine. Ma arvan, see on halb mõju on veel see, et tegelikult me oleme nii sõltuvuses sellest telefonist, et kui me varem tegime ainult arvutistööd, on ju, meil oli nuputelefon, me võtsime kõned vastu, panime selle telefoni ära ja nagu väga ei tegelenud sellega ja saime nagu tööasju teha ainult siis, kui me olime seal kodus või tööarvutidega. No jah, ja mulle tundub küll, et nagu hakkab nagu aju hägu tegib, et hakkab aju peale nagu see asi, mälule jääb nõrgemaks ja eriti kui me räägime keskendumisvõime kaob ära ja eriti kui me räägime nendest ChatGPT-st, mis teeb sul kõik valmis ja oma aju ei ole vaja üldse selleks kasutada. Nojah, mina ei kasuta põhimõtteliselt. Oma aju või kui oma aju kasutan, aga kui ma ChatGPT-d olen kasutanud, siis ma ikkagi redigeerin ta üle nagu selles mõttes. Vaata, ma olen hakanud mõtlema ka seda, et ChatGPT, et kui inimesed postitavad nagu ainult ChatGPT asju nagu ise kriitiliselt üle vaata, siis me loemegi ju arvutite koostatud kirju nagu. Ja seal tegelikult ei ole ju tundeid ega emotsioone, siis seda kirjutab arvuti. Okei, ja täiesti nõus sinuga. Aga mul on sulle ette valmistatud 5 küsimust, mida me võime sinuga arutada ja need siis puudutavadki kooli, lapsi ja telefone. Et esimene on, kas telefon on koolis abivahend või segaja pigem? Kuidas sina kui lapsevanem näed seda? No mõlemat. Ma saan aru, et ikkagi kooli programm ja selle programmi elluviimine, et see on seotud nagu telefonidega, et nad peavad ju tegema, otsime mingit infot sealt. Nii et ta on nagu abivahend ka. Ja paljud õpetajad, ma tean, teevad seda, et kuidas seda öeldakse, Kahoot või mängivad, seal on ju tarvis õpilasel nagu mingid seadmed, mis internetti ühendub. No näiteks meie koolis on niimoodi, et meil on olemas iPadid, ja meil on ehk tahvelarvutid ja meil on olemas tavaliselt läpakad, et kui lapsel ei ole seda telefoni olemas, siis ta saabki võtta täpselt selleks tunniks endale tahvelarvuti ja mängida meiega seda Kahooti. Et tegelikult mina näen, et mina kui õpetaja näen seda, et pigem see telefon on segaja, sest on hästi palju selliseid olukordasid, kus mul laps lihtsalt võtab vastu ja ütleb, ja emme, ma olen tunnis, ma olen nagu päriselt, meil on tund, sa võtad, aga emme helistab. Ei, no jah, tunni ajal tuleb sellise juhul ikkagi, kui õpetaja nõuab ja see üldiselt ma usun, et nõuab, tuleb ära panna ikkagi. Ja mitte võtta isegi siis, kui kõne tuleb, ega hääletu peale panna. Nagu vanasti, mul oli ka ju nuputelefon 12. klassis, 11. ja mida ma sain, et ega hääletu peal oli, vahetunni ajal võid kasutada. Sa oled selle poolt, et vahetunni ajal võib kasutada? Jaa, selle poolt ma olen. Miks? Sellepärast, et telefon on ikka suhtlusvahend nagu, et võib-olla on midagi olulist näiteks lapsele öelda lapsevanemale. Midagi on juhtunud, vaata, on vaja teada anda sellest, on vaja pea hakkab valutama midagi, tahab isa ema järgi tuleks. Minu arust siuke asi on nagu vajalik. Jah, kui me sellest vaatenurgast vaatame, mis ma olen ilmselgelt sinuga nõus, sest ma olen ka lapsevanem, aga kui me vaatame sellest vaatenurgast, et tegelikult koolis on ju kõik sõbrad ja nad ei kirjuta sulle. Nad lihtsalt istuvad TikTokides, YouTube'is, lihtsalt scrollivad. Aga kui see on vaheajal, see on nende enda vaheaeg. So what nagu? Aga siis nad kaotavad selle, nad ei oska lõpuks suhelda oma vahel. No aga kas saab demokraatlikus ühiskonnas? Ma ei ütle seda, et ma nõus olen nüüd sellega või et ma oma lapsel nüüd päris luban seda, aga ma ka ei keela nagu, et eks saab nagu seda selgitustööd tehtud niimoodi, et kodus. Et kuule, et ära jää kinni sinna, aga lõpuks demokraatlikus ühiskonnas igal inimesel on õigus ise oma elu ära hävitada ja oma raha põlema panna ja ära raisata ja oma mõistus kellelgi teisele anda, oma hääl loovutada. Selle eest ei saa kedagi kaitsta. Ega kool on ka tegelikult ettevalmistus ühiskonnaks. Paraku on niimoodi, et osad löövad ühiskonnas läbi, teised ei löö, teised käivad alla nagu, eks ole.
jah, ma olen nagu nõus selles mõttes, lapsevanemad peavad kaasa aitama sellele, et nende lastega nii ei juhtuks. Aga lapsevanemad ei saa delegeerida seda vastutust ka õpetajatele, et õpetaja peab olema nüüd see karm ja kuri, kes ainult kogu aeg räägib, et ära ole telefonis, ära ole telefonis. Õpetaja peab saama öelda, et ära ole telefonis minu tunnis. Seda ma ei tolereeri, et ühesõnaga pane telefon ära. Algul ma ütlen sulle ilusti, pane telefon ära. Kõik panevad ära. Tunnis õpime. Keegi eksib ühe korra. Õpetaja teeb märkuse, aga teine kord eksib. Minu arvates on õigustatud kutsuda õpilane klassi ette ja panna nagu seisma siis näoga näiteks klassikaaslaste poole. Noh, ma ei julgeks öelda, et võib-olla põlvili herneste peale, nagu vanasti oli, nagu, eks ole. Kuigi ma saan tegelikult täiesti aru, miks vanasti kasutati ka sellised meetodeid. Sellepärast, et kui sa põlvili herneste peal nagu oled, et siis sa ju rohkem enam eksida ei taha, et see on ikkagi nagu siuke naeruväärne ka, eks ole. No jah. Aga piisavalt naeruväärne on juba see, et noorte jaoks, et nad seisavad näoga, see ei ole ju kellegi alandamine klassikaaslaste poole. Eks need seal itsitavad, eks ole, aga teinekord ta mõtleb 1000 korda enne järgi, kas ta võtab telefoni või teeb midagi muud keelatud, mida õpetaja ei luba. Minu arust neil isegi meeldib sinna tahvli ette ja klassi ette tulla, sest nad teevad nii, nad segavad tegelikult tundi sellega. Nad saavad tähelepanu endale, sest tegelikult õpetaja ei näe, mis ta seda selja taga teeb. Õpetaja ju teeb tundi edasi. Aga siis ikka põlvili herneste peale. Seda nad ei taha, ma mõtlen. Aga siin on jällegi see, et ka lapsevanemad ei tohi ka olla siis sellised, et nad hakkavad, et nad lubavad ja et nad ühesõnaga õpetaja kasvatusmeetodeid kahtluse alla seavad. Noh, ehk tegelikult lapsevanem peaks aru saama, et õpetaja tahab täpselt samamoodi head lapse jaoks on ju. Meil on tegelikult kõigi eelduslikult, me eeldame niimoodi. Jah. On erandeid, aga ütleme niimoodi, et üldiselt seda tuleks eeldada. Jah, nii et me peaksime koostööd tegema, et kui koostööd ei ole ja on vastupanu üksteise vastu, siis on jõle raske nii kodus kui koolis tegelikult. Olgem ausad. Okei. Kas teadmised jäävad paremini meelde ekraanilt või õpetaja suust? Kuidas sul on? No sõltub inimesest, aga minule küll jääb vist õpetaja suust. Ikka õpetaja suust. Aga teinekord ekraanilt ka, mis mälu kellelgi on, mõnel on lugemismälu, teisel on kuulmismälu. Jaa, aga teiselt poolt ma arvan seda, et õpetaja oskab ju tegelikult kokku võtta selle info palju paremini, kui sina vaata, sa loed läbi ja sa pead ise ära genereerima, mis sul siin. Ilmselt küll, ja ma käisin ka siin hiljati, lugesin ja kuulasin tähendab neid autokooli loenguid virtuaalvahendusel ja ikka sellest tegelikult on kasu eksami tegemisel ka hiljem teadmiste kontrollis, et sa oled kuulnud, et õpetaja ütles niimoodi. Et ise lased võib-olla silmadega üle, et ei viitsi vaadata niimoodi. Aga ikka ma arvan, et õpetaja rääkimine on ikka oluline, muidugi. Okei. Kuidas mõjutab telefon klassis sõprussuhteid ja suhtlemist päriselus? Ma ei tea. Minu ajal seda ei olnud ja ma ei tea. Aga sinu tütre näitab. Need suhted on ilmselt pealiskaudsemad, ma usun, nagu selles mõttes, sa oled ju rohkem telefonis, nagu, kui suhtled teise inimesega. Ma arvan, et lapsed isegi rohkem kardavad ennast avada täna. Nagu nad tunnevad ennast telefonis kaitstumal. Kaitstumana. Jah. Kui päriselus, et nagu sind keegi nagu ei saa nii rünnata. Et see telefon on tegelikult täna selline hea koht, kus sa saad ennast ära peita tegelikult. Jah, nii on. Nii, kas koolis peaks keskenduma õppimisele või internetis olemisele? Õppimisele. Aga sa ju ütlesid, et meil on demokraatlik. No eesmärgipärane on niimoodi, et sa õpid nagu. Jah. Aga ega kes ei taha, ega seda lõpuks sundida ei saa nagu. Elu teeb omad korrektuurid, las ta teeb nagu. Ega kool ongi ju nagu ka ettevalmistus ühiskonnaks. Ühiskond on meil ebaõiglane. Ja ma julgen öelda, et ta jääb meil ebaõiglaseks, ükskõik milline partei võimule tuleb. Et on maale püütud paradiisi teha, aga ei ole ühelgi riigi korral ega valitsejal ja kellelgi õnnestunud nagu see asi ja see ei õnnestu ka. Et elu jääb ebaõiglaseks, kool on ettevalmistus eluks, see tähendab muulgas ka ebaõiglaseks eluks. Ja vaata, mina väga ei võta ka isiklikult külge nagu neid jutte, et kui minu lapsed nagu kaebavad õpetajate peale, et hea küll, et ma saan aru, kui oleks seal mingit füüsilist vägivalda või päris nagu vindi ülekeeramist, see on teine asi, seda tuleb kuulata, sihukest ei ole olnud.
Aga noh, et kui keegi räägib, et kuidagi natukene ebaõiglane hindamine või ei seleta piisavalt hästi. No eks need on sellised subjektiivsed hinnangud. Minu soovitus alati on nagu see, et aga mine räägi õpetajaga või mine ütle klassijuhatajale või midagi. Ütle avatud kaartidega, et kui õpetajad ma ei saa aru nagu. Ja kui on nagu üldisem probleem, et siis tuleb klassikaaslastega klassijuhataja juurde minna, et sealt poolt. Aga ma sihukest ei poolda, et lapsevanem kohe võtab nagu peast ja juustest nagu kinni ja kohe nagu tõttab kirjutama läbi stuudiumi õpetajatele või direktsioonile või kuidagi niimoodi. Sest lõppkokkuvõttes on niimoodi, et õpetaja ikkagi on nagu see, kes valib nagu need meetodid ja tal peaks olema nagu see õigus. Ja lapsevanem peaks nagu aitama omalt poolt kaasa, mitte nagu intriige tekitama. Ja vaata, elu ongi ebaõiglane teinekord, et sealt ka sõklad eraldatakse teradest, et kes saab ebaõiglusega paremini hakkama, kes ei saa hakkama. Et elus ongi niimoodi. Maksuamet teeb võib-olla sinu suhtes mingi halva otsuse või teeb politsei halva otsuse näiteks seal. Ületad kiirust või lähed vales kohas üle tee, sa arvad seda, et sul oli selleks hea põhjus, politsei näiteks nii ei arvanud, teeb sulle trahvi. Sina arvad, et see on ebaõiglane, ta ongi ebaõiglane, aga sa pead hakkama saama selle ebaõiglusega. Ja niisama lihtne ongi. Koolis ka, said madalama hinde, kui sa enda arvates väärisid. So what? Tegelikult need hinded lõpuks ei määra sulle mitte midagi. Sa lähed 9. klassist, teed need eksamid, siis sa lähed gümnaasiumi, lõpetad selle gümnaasiumi ära, lõpetad ülikooli ära, aga päeva lõpus loevad sinu teadmised, sinu oskused, sinu suhtlusoskused. Oskus ka läbi lüüa elust. Ebaõiglastes tingimustes. Täpselt, et need hinded on väga suhtelised tegelikult. Aga kuidas sa arvad, kas telefoni keelamine on laste vabaduse piiramine või hariduse kaitsmine? Ei tunnis piiramine on hariduse tagamine, aga väljaspool tundi ma ütlen, et vahetunnis ikkagi igaüks teeb, mis ta tahab lõppkokkuvõttes. Aga sul ei ole tunne, et tänapäeval inimesed on natuke rohkem agressiivsemaks muutunud, sellised hästi õelad just sellepärast, et meil on liiga palju seda telefonis istumist, seda interneti. Aga ma ei tea, kas nad sellepärast on, et ütleme telefoni pärast. Et võib-olla telefon aitab kaasa ja aitab vahendada neid halbu uudiseid näiteks, mis seal on või teatud juhtudel võib-olla noorte puhul ka see, et mingid tehakse videod või naljapildid. Ma olen ikka näinud, et tehakse ka õpetajatest muide nagu. Jaa. Nii et vaadake, kus kohast te küpsis sööte või natuke küürus sellega käite, et tuleb kogu nagu enda üle valvel olla, et õpilased märkavad ja teevad videosid ja panevad üles. See on ka nagu selge, aga ma arvan, et inimesed on närvilised ja pahased nagu muude asjade pärast, et maksud tõusevad näiteks ja jällegi ebaõiglus inimeste suhtes, vaata niimoodi, et me ei ole rahul selle ühiskonnaga ja telefon toob lihtsalt selle rahulolematuse või need kitsaskohad paremini kätte, kui omal ajal talutaadile, kes hobuse taga põldu kündis. Ta kuulas linnulaulu, tal ei tulnudki see ühiskonna info kätte, isegi see, et kui mõisnik tahtis teopäevi tema käest saada, et see ei jõudnud kohe niimoodi hetkega, et künnab põldu, vaatab nagu, et oi, niimoodi, eks ole, et see võttis ikka aega, et kui käski alt kohale jõudis ja nii, et ma arvan, et telefon ei ole süüdi, telefon lihtsalt toob selle pahe meile kiiremini kätte. Ja muidugi, piirata tuleks telefoni kasutamist, aga piirama, kes peaks piirama, kõigepealt eelkõige inimene ise, ta peaks oma vabast tahtest aru saama nagu sellest, laps ka nagu. Ega kui sa väevõimuga piirad, lõpuks saab suureks, ega sa ei suuda teda nagu nendest Egiptuse meepottidest või lihapottidest eemal hoida, kui ta ikka väga tõmbab sinna, siis ta tõmbab. Lapsevanemad peavad kasvatustööga tegema ja siis 3. kohal on õpetajad nagu. Sest õpetaja lõppkokkuvõttes ma tulen selle juurde tagasi, et ega ta ei saa koolis ära teha ka seda puudulikku kasvatustööd, mis kodus tegemata on jäetud või mida laps ise endaga ei taha teha. Laps peab ise ka endaga nagu tööd tegema. Jaa, absoluutselt nõus sinuga. Mis teie arvate täna meie arutelust? Kirjutage kommentaare, kas te pooldate telefone või pigem mitte, eriti kui me räägime koolist. Teiega oli Enni Vaarman, Andro Roos ja meie lühike saade Plaan B. Ja näed, kogu aeg helistatakse ja ongi see nutitelefoni orjus. Täpselt. Ja täiega.